Tere, 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 siikakeene, tere, 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 siikakeene, jummalimi, erraake, kossa käve, siikakeene. Tere, mina olen Gertrud Roos ning tänases saates räägime me tehniliste pillide kasutamisest lava peal. Samuti intervjueerin Johannes Ahunit bändist Opus. Tehnoloogia võimaldab meil luua, suhelda ja esineda uutel ja nägemuslikel viisidel. Mida toob siis muusika esinemise tulevik? DJ-d on veetnud suurema osa oma ajast live-esinemiste ajal laudade kohal kummardades ja etenduste esitamisel sülearvutites. Erinevalt traditsioonilistest bändidest ei ole publikul, kes vaatab DJ-sid ja esinejaid, võimalust luua seost selle vahel, mida nad kuulevad ja mida nad näevad. Kaasaegsed esinejad hakkavad neid piire lõhkuma, leiutades uuesti elava esituse. Laki obest ollole, tsimaie ollole, laki obest ollole, tsimaie ollole, kuule kulla ollole, kõrtsimesi ollole, kuule kulla ollole, kõrtsimesi ollole, kõrtsinane ollole. MIDI, tuntud ka kui muusika instrumentide digitaalliides, on tehniline standard, mis kirjeldab sideprotokolli, digitaalset liidest ja elektripistikuid, mis ühendavad mitmesuguseid elektroonilisi muusikainstrumente, arvuteid ja nendega seotud heliseadmeid muusika esitamiseks, redigeerimiseks ja salvestamiseks. MIDI abil saab üks kontroller mängida mitut elektroonilist instrumenti, mis suurendab lavaseadete teiseldatavust ja paindlikkust. See süsteem mahub ühte riiuli korpusesse, kuid enne MIDI tulekut oleks see vajanud 4 eraldi täissuurses klahvpilli, lisaks väliseid miksimis- ja efektiseadmeid. Kui muusik mängib MIDI-instrumenti, teisendatakse kõik klahvivajutused, nupuvajutused, nuppude pööramised ja liuguri vahetused MIDI andmeteks. Üks levinud MIDI-rakendus on MIDI-klaviatuuri või muu kontrolleri mängimine ja selle kasutamine digitaalse helimooduli käivitamiseks, et tekitada helisid, mida publik kuuleb klaviatuuri võimendi poolt. MIDI andmeid saab edastada MIDI või USB kaabli kaudu või salvestada sekventserisse või digitaalsesse helitööjaama, et neid redigeerida või taasesitada. Ableton Live on digitaalne helitööjaam Maci ja Windowsi jaoks, mille on välja töötanud Berliinis asuv Ableton. Ableton asutati 1999. aastal ja andis Live'i esimese versiooni välja 2001. aastal. Erinevalt paljudest teistest tarkvaradest on Ableton Live loodud nii esinemiste kui ka komponeerimise, salvestamise, arranžeerimise, miksimise ja masterdamise vahendiks. Ableton Live on lavadel ja stuudiotes kõikjal. See võib sisaldada tervet reaalajas komplekti, interaktiivses, dünaamilises seadmes koos tarkvara instrumentidega või toimida päravarastuse kontrollerina või efektide suunamise jaotirina. Live on fantastiline jämmimiseks ja improviseerimiseks, võimalusega jälgida või loobuda jäigast sünkroonist ning vajaduse korral struktureeritud paigutusest sisse ja välja astuda. See on väga pillilaadne. Live'il on 3 versiooni, mis hõlmavad kõiki tasemeid ja eelarveid. Introl on piiratud funktsioonide komplekt, kuid see hõlmab põhitõdesid ja töötab suurepärase alusena Abletoni tööviisile. Siis on standard, mis on funktsionaalsem ja suite lisab täieliku valiku tarkvarainstrumente. Live töötab Macis ja Windowsis. Ja nüüd on meil saates külas Johannes Ahun, kes on meile tuttava bändi Opuse liige. Temaga räägime analoogsete süntesaatorite, tavvide ja muude tehniliste instrumentide kasutamisest laval, nende pillide ühendamisest rahvamuusika pillidega ning Opuse lugude ja albumite valmimisest.
nii, aga räägi meile siis natukene endast paari lausega ja mis sa teed? Olen ääretult uhke, et olen suutnud Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetada, mis tähendab seda, et ma olen peadpidi olnud Eesti pärimusmuusika, ütleks, et mekas, mille üle on mul väga hea meel ja teisi pidi tõi mind siia huvi helitehnoloogia vastu. Ja valikud osutusid väga selles suunas, ehk et süntesaatorid või hiiukannel või siis mõlemad. nii, aga sa oled ka siis bändis nimega Opus. mis on siis sinu roll seal ja mis sa täpsemalt teed? Kui ma otsisin omale nii-öelda muusikakaaslast, siis siinsamas koolis erinevate tudengitega koos jämmides juhtus ka ühte proovi või ühte jämmi Mari Meentalo ja temaga koos me saime mõlemad aru, et see on see stiil, mis meid huvitab, kuigi me ei osanud seda toona sõnastada. Ja kuidas sündis bändi nimi, oli siis toona, see oli tõenäoliselt 2016, kui me olime Viljandi siis seal muusikakooli selles suures saalis harjutamas ja juba proovipäev oli üsna hiline, ma arvan, et 4 tundi oli muusikat tehtud ja ühtegi mõtet ei olnud ja Mari viskas siis sellise nalja sinna proovipäeva lõpuks mikrofonis suurest kontsertkõlaritest kuulates, et lugupeetud publik, no ühtegi inimest ei olnud, ainult mina ja tema, et lugupeetud publik, teie ees on Johannes Ahun ja ta esitleb teile nüüd oma parima oopuse. aga siis räägi täpsemalt omaenda rollist Opuses. jah, tänaseks võib ütelda, et see roll on juriidiliselt 49% ettevõttes, millest 51% on siis Mari, aga loomingulises mõttes ma ei oska ütelda nii-öelda, et millised on meie rollijaotused. Meil on väga selged rollijaotused, sellepärast meil on erinevad oskused. No näiteks mind väga huvitab salvestamine, miksimine, masterdamine, live heliproduktsioon, samuti Mari. Ma ütleks, et see on meeskonnatöö, hästi tugevalt seotud omavaheline koostöö, aga mis on hästi äge, on see, et meil mõlemal on hästi suur kirg selle valdkonna vastu ja oleme väga avatud siis nendest arengutest, püüdes ise luua midagi uut ja samal ajal kaardistades, et mida maailmas tehakse selles valdkonnas. kui siis mõelda niimoodi esinemise poole pealt ja lavaliselt olles, siis mida sa lava peal teed? jah, no võib-olla on oluline välja tuua siis Opuse nii-öelda alusmõte või kui keegi küsib, et mida me siis teeme. Meie arvates ei ole pärimusmuusika kunagi mõeldud lavalaudadele. Et ta on olnud eos ühisloome ja sellepärast mida ma siis teen või mida me siis teeme on nagu üle suures plaanis see, et me püüame sealt tuua nii-öelda publiku keskele. Ja siis me saan spetsiifiliselt ütelda, et noh, et mida mina seal teen. Seal on mitu nagu põhjust ka tegelikult, et miks mulle meeldib publiku sees mängida on punkt 1 see, et mul ei ole, eriti alguses meil ei ole eelarvet, et endale helitehnikat nagu palgata. Aga kuna ma ise õpin seda, siis ma kuulen ka publiku perspektiivis seda suurt helipilti. Ehk siis ma olen ise endale insener, helitehnik ja samal ajal muusikalooja, mängides neid süntesaatoreid seal. Ehk siis ma katan ära selle helitehnilise vajaduse ja noh, sealt põhimõtteliselt saigi see alguse, et see on olnud väga suurte väljakutsetega, aga see on olnud ääretult põnev teekond. Aga siis kui te esinete, siis te kasutate alati siis tehnilisi programme, neid analoogsüntesaatoreid või te kasutate ka nagu päris pille siis nagu pärimusmuusikas on? Ja hääl. Eesti torupill, parmupill, väike kannel, ülemhelivile. Need kõik on meie nii-öelda arsenalis esindatud ja aastate lõikes nende kasutus erineb, sest et leiad või taasleiad uuesti instrumente. Ja minu puhul, ma rääkisin nüüd siis Marist, ja ta kasutab veel lisaks sellele digitaalseid
masinaid nagu looper, mis siis suudab panna korrutama sinu varasemat mõtet ja kasutab neid väga oskuslikult. tal on nüüdseks juba 3 erinevat looperi masinat. aga mina seevastu olen pigem siis süntesaatorite peale. minu suur kirg on olnud elektroonilise tantsumuusika nagu tundma õppimine, et mis on klassikaline elektrooniline tantsumuusika. me saame ütelda, me mõtleme võib-olla klassikalise all siis kohe, et mis on klassikaline kaasaegses mõttes või klassikaline nii-öelda vanamuusika kontekstis, aga klassikaline elektroonilise muusika võtmes on ka väga huvitav ajaloos. minu jaoks on siis eriti huvitav see 70-ndate, 80-ndate nii-öelda paik, kus leiti siis või kus nii-öelda sai alguse väga tugevalt house, tehno, acid nii-öelda algus ja mille defineerisid siis väga kindlad süntesaatorid, nagu näiteks Rolandi trummimasin TR-909 või acidi stiili süntesaator Rolandi DB303 ja nõnda ma siis nagu tutvun nendega ja oman neid oma siis selles arsenalis. Kuidas te siis tulite ideele, et kui te kasutategi siis häält, erinevaid torupille, selliseid siis rohkem ütleme traditsionaalsemaid pille, et kuidas te siis nii-öelda tulitegi sellele ideele, et need omavahel kuidagi ühendada? Kuidas ühendada Eesti pärimusmuusika ja kuidas ühendada elektrooniline tantsumuusika, sellele mõttele me selles mõttes ei tulnudki nii-öelda, et oleks saanud mingisuguse vaimustuse või valgustuse või mingisuguse, sellele nagu ei eelnenud selles mõttes midagi erakordset. Aga erakordne oli see, mis sellele selles kontekstis eelnes, et meie ajalugu, mida me olime kogenud inimestena, kas siis muusikafestivalidel, üritustel, klubiüritustel või pärimusmuusika jämmidel, võib-olla 7 tundi kestev kogemuspõhine, tantsupõhine, muusikapõhine, koosviibimise ja koos loomise kõige minu meelest suurepärasem vorm, kuidas aega veeta. Ja kui me vaatasime siis Eesti pärimusmuusikat ja hakkasime seda võrdlema näiteks tehno või acid muusikastiiliga, siis me olime selles mõttes üllatusime, et meie vanem rahvamuusika, need meloodiad on tihtipeale kirjas A osa ja B osa ja siis variatsioonid. Ja kui sa mõtled, et mis on siis tehno või acidi muusika, ta on peaasjalikult variatsioonid nende teemade ümber. Ja siis me nägimegi või tundsime, et et seal on väga tugev seos, mida Eesti pärimusmuusikas muidugi väga palju ei ole, on trumm. Aga elektroonilises muusikas jälle on hästi palju. Ja siis me ühendamegi näiteks Eesti pärimusmuusika kas mõnda torupillilugu või hoopis laululugu ja kuulame, et kuidas need töötaksid, kui neid siis nii-öelda kahte erinevat žanrit liita ja püüdes keskenduda veel teadlikult sellele, et me ei püüa neid kohandada, vaid me püüame mõlemaid nii-öelda oma tugevuses nii-öelda kasutada, et nad saaksid teineteise toel veelgi tugevamaks. Aga räägime siis niimoodi üleüldisemalt võib-olla äkki oopuse ümber ja selle esinemise helitehnika ümber, et siuke natukene ütleme fantaseerivam küsimus, et kui sul oleks võimalik minna tagasi ajas, midagi üldse muuta oopuses helitehnikas, mis sa üldse teinud oled, kas sa läheksid ja muudaksid midagi? Ja selles mõttes on mul ääretult hea meel, et mul on olnud nii palju, seda sõbra nimekirja vist ei jõuakski siin ette lugeda, aga neid on väga palju, kes on seda teekonda siis toetanud ja mõjutanud kõige positiivsemas võtmes, et kui olla hästi spetsiifiline, küsida et igaüks oskab heietada ennem, et mis ma siis teeksin teistmoodi. No ma ostaksin võib-olla või oleksin julgenud varem, ütleks, et võta kas või laenu, osta endale varem juba need süntesaatorid, sest et need on sinu muusikaline keel. No need on nagu ka pillid, leida see oma helikeel ja helitehnika osas samamoodi, et julge katsetada, loomulikult eelarve on hästi suur nii-öelda siis ülesanne, kuidas seda lahendada, aga julgeda ka üle oma varju hüpata, sest et kui sa usud, et sealt
tuleb ka hea nagu lahendus ja siis ongi küsimus, et kuidas see loominguliselt lahendada, et mul on siiamaani unistus, et mida on järgmisena vaja. Aga räägi äkki nagu, mida sa kasutad lava peal, kui sa esined? Ja oopusloomingu tegemise puhul on olnud kõige suurem nagu takistus ja samal ajal kõige suurem võimalus see, et mitte keegi ei too sulle midagi kandikul, mis tähendab siis seda meie jaoks, et selleks, et meil oleks mugav, oleme me teinud enda live lauad, mis me iga kord kaasa võtame. Ma olen välja töötanud oma siis süsteemi, helikaartide, sisendite vajadus, ehk siis, et iga süntesaator on üks kanal pluss Mari. Mari puhul on siis torupill, tema vokaal ja tema looperite arsenal. Et see on tinginud mulle siis olukorra, mida on vaja nii-öelda orkestreerida. Alustasime kõige lihtsamate vahenditega ja kõige väiksema eelarvega, sest et eelarvet polnudki suurt, oli meil umbes 100 eurosed analoog mikserpuldid. Mul oli siis oma süntide hunnik ja see kõik nagu toimis, aga täna ma olen teistmoodi arenenud edasi. Tänaseks ma olen jõudnud siuksesse valmidusse, et mul on ka oma nii-öelda live rack kast, kus mu süsteem või siis syntesaatorid on kõik nii-öelda kinni aheldatud seal, et ta on selline hästi mobiilne ja portatiivne sellel eesmärgil, et ma saaksin minna igasse järgmisesse kohta vajadusel esinema. Ja kui programmidest rääkida, siis lisaks kõikidele muudele maailma helitöötlusprogrammidele on siis nendest üks ka näiteks Ableton Live. Oma laivi ma teengi läbi Ableton programmi, mis juhib kogu arsenali. Ma kasutan lihtsalt juhtimiseks ja heli, volüümid ja efektid. Ja kui me räägime siis esinemistest edasi, siis mis sa ütleksid, mis oleks sinu nii-öelda lemmikuim või kõige meeldejäävam esinemine ja miks? Ma arvan, et üks päris pöörane esinemine, kust algas tegelikult Oopuse loominguline sisu, me saime kinnitust sellele, mida me tegime, oli siis see, et Mari on õnneks kogenud nii palju, käinud siuksel festivalil nagu Burning Man, see on USA's Nevada kõrbes toimuv suur festival, kus tuleb umbes 100 000 inimest kokku ja seal ollakse nädal aega, osadki kauem ja aastal 2017 me läksime siis koos sinna. Aga meie võtsime siis oma kingituseks kaasa sinna festivalile oma instrumendid ja Euroopa ja Ameerika vahe kõikidele muusikutele, kes tegelevad, kellel on vaja kasutada elektrit oma instrumentide või efektide jaoks, olgu märgitud ära siuke tähelepanek, et seal on vool 110 volti. Meil on siin 220 ja kui me sinna läksime, siis me saime aru, et meie analoogpult töötab, aga kogu digitaalne plokk ei töötanud. Ja siis me olime seal festivalil, jõudsime õhtuks sinna, seal oli täielik kaos selles mõttes, et tegemist oli karaoke baariga pigem, mitte nagu venue baariga. Aga neil oligi siis põhimõtteliselt üks kõlar, üks suupkõlar ja selle suupkõlari sees oli ühtlasi ka see karaoke mikser. Ja siis mul oli muusikuna kohe see, et oh no, me ei saa isegi stereo nagu efekte kasutada. Aga stereo efekte polnudki sellepärast, et meil pulti töötanud 110 voldi peale digitaalne see efekti ahel. Ja siis ma leidsin, et neil oli ka nagu varupaar olemas, et on nagu teine karaoke süsteem, et ülemine kõlar ja suupkõlar. Ja siis ma olin nagu kaval, et võtsin need mõlemad kasutusse, et sain nagu suurema siukse helisüsteemi ja hästi kaua võttis aega sellest tolmust selle kõige ühendamine ja see oli täielik kaos. Ja selleks hetkeks, kui me pidime esinema, oli umbes 2 tundi hiljem, siis kui me saime asjad valmis ja heli tuli läbi, ma istusin laua taha ja ütlesin Marile, et kuule, et ma ei tea, et mida sa teed, aga ma olen nüüd valmis, ma hakkan mängima ja sa pead siit nüüd ise üksinda edasi saama, ise hakkama saama, et ma ei tea, mis sa neile nüüd ütled või et selles mõttes, et alustame. Ja siis Mari oli samasuguses olukorras, et sul on mikrofon ees, kontsert nagu algab, inimesi on väga palju ja siis ta ütles, et inglise keeles muidugi oli kõik, et okei, publik, tere tulemast, me oleme Oopus ja me läheme kosmosesse. Ja rahvas oli sekundiga jee. Ja siis meil oli mingi wow, nagu koheselt oli reaktsioon ja siis meil oli niimoodi, et okei, ma mingi mängin,
süntesaatorid kõlavad, Mari oli just selle ära öelnud ja siis Mari ütles, et selleks, et kosmoses ellu jääda, peame me kandma kõik skafandreid. Nii et kõik võite oma skafandrid nüüd selga tõmmata ja kõik hakkasid oma ettekujuteldavaid skafandreid paigaldama. Ja siis me tegime kontserdi, mul oli 15 visiitkaarti kaasas, pärast need visiitkaardid haihtusid. Me saime sealt tulevikku endale Saksamaale kontserdi, aga mida me siis selle kogemusega nagu teada saime, oli see, et jutuvestmine on väga ilus, mõjus ja nagu kõige ilusam nagu vestmisvorm, kuidas rääkida on jutuvestmine ja me saime aru, et see on Eesti pärimusmuusika. Me sisuliselt räägime oma lugu läbi jutuvestmise, ühendades sellesse elektroonilise tantsumuusika Eesti pärimusmuusikaga, käies meie esivanemaid vaatamas linnude taga. Ja see on kõik meie otsepärimus nii-öelda ainetest või see, kuidas Lääne-Soome ugri rahvad on arvanud, kus me tuleme või mis oli kõigepealt ja või kui loomislaulu Viljandi Kultuuriakadeemia nii-öelda kooli alguses kõik laulavad, et see on nagu see sama. Ja vastus ongi siis lühidalt, et seal me saime aru, et jutuvestmine on see, mida me oleme tahtnud teha ja et see töötabki. Aga siis sellest ongi, et viimane küsimus selline, et mida siis on oodata tulevikus? Lähitulevikus meil maikuus, meil tuleb meie teine album välja. Minu meelest on see väga suur samm edasi selles suunas, mida me unistasime, kui me hakkasime oma esimest albumit tegema. Esimene album oli väga tore, väga tubli tegu selleks, et aru saada, mis suunas sa soovid liikuda. Ja nüüd teine on minu meelest uskumatu minu jaoks. Ja see tuleb tõenäoliselt maikuus välja. Hetkel käib füüsiline nii-öelda tootmine. Ja teine asi, mis on muidugi, mida on siis veel oodata tulevikus, on see, et me korraldame juba 3. aastat järjest Folktroonika showcase'i Tallinn Music Weekil, mis on suur au, suur võimalus korraldajana, loojana, muusikuna, kuraatorina oleme kokku kutsunud sinna üle maailma väga palju pärimus ja elektroonilist muusikat ühendavaid artiste. Soovitan kõigil tulla. Ja kes teab, äkki mõne aasta pärast suuname ka oma visiooniga väikse või suuremat sorti festivali teha. Aga aitäh siia saatesse tulemast ja ootame kindlasti, mis kõik tulevikus tuleb. Suur aitäh ja minge kuulakes meie esimest singlit, milleks oli Hingesandid. Ja see oligi kõik minu poolt. Tänan, et kuulasite ja mõtlesite kaasa ning loodan, et õppisite ja saite midagi uut teada. Minu poolt aga teile päikest ning head päeva jätku.